Tere, olen Teili Piiskopel, Ida-Harju politseijaoskonna ennetusspetsialist. Räägin teile Ida-Tallinna piirkonnagrupi selleaastastest väljakutsetest. Ida-Tallinna piirkonnagrupi teenindada on Lasnamäe ja Pirita linnaosad. Fookuses olid sel aastal noored. Tondiloo park, kus märksõnadeks sõltuvusained, vandalism, lärm. Need olid probleemid, mis mõjutasid kohalike elanike turvatunnet. Tegime seal jalgsi patrulle, milles suureks abiks olid abipolitseinikud. Koostöös linnaosaga ja mobiilsete noorsootöötajatega otsisime võimalusi, kuidas noored saaksid oma vaba aega paremini sisustada. Mahajäetud hooned on samuti noortele kutsuv. Raadiku 10 vana sidekool, kus toimusid sel aastal põlengud ja kuhu noored sisenesid, sai mitmete kohtumiste tulemusena arendajaga ja linnaosaga lammutatud. Pirital Mähe piirkonnas valmistasid kohalikele elanikele peavalu lapsed, kes loopisid õunu akendesse ja viskasid prügi aedadesse. Nende tuvastamisega läks veidi kauem aega, sest politseil puutus nendega igasugune kokkupuude. Pärast mõjusaat vestlust pole seda kokkupuudet rohkem ka olnud. Murekohaks on ka kodust või lasteasutusest loata lahkunud lapsed, kes panevad ennast sellega ohtu, et keegi nende asukohta ei tea, teinekord mitu päeva järjest. Seaduse järgi on lapsevanemal õigus ja kohustus otsustada oma lapsega seonduvaid asju ja oma laste eest hoolitseda. Kui lapsega usalduslik suhe puudub või on muudel põhjustel kodus probleemid, ei ole spetsialistidelt abi küsimine häbiasi. Üsna teravalt tõusis keskkonna ja kogukonna vaates probleemkohana paeturu ümbrus, kus avaliku korra rikkumised ja joobes inimeste kogunemised häirisid kohalike elanike juba hommikutundidest. Olukorra lahendamiseks toimusid kohtumised linnaosaga, munitsipaalpolitseiga ja kohalike elanikega. Probleemi leevendas keskkonna ümberkujundamine kaasaegseks paepromenaadiks, samuti turvameetmete tõhustamine. Meie näeme, et abiks oleks ka linna poolt planeeritavad alkoholipoliitika muudatused. Liikluses oleme sel aastal kasutusele võtnud nutika abivahendi mobiilse kiiruskaamera. Paraku näitavad selle tulemused, et autojuhtide jaoks on normiks ületada kiirust +10 kilomeetrit tunnis. Arvestamata, et see on ohtlik kaasliiklejate jaoks. Ohtlikumad lõigud, kus on enim liiklusõnnetusi toimunud, on Peterburi teel ja Punasel tänaval. Liikluses ei osale vaid autojuhid. Sel aastal on suurenenud õnnetused kergliiklejatega. Jalgratturid, tõukeratturid, jalakäijad. Tegemist on nõrgemate osapooltega ja nii autojuhid kui kergliiklejad peavad üksteisega arvestama, mitte taga ajama oma eesõigust. Rohkem kui ülejäänud Tallinnas kokku või terves idaprefektuuris on meil lähisuhtevägivalla juhtumeid. Tegemist on suuresti sotsiaalse probleemiga, mida lahendame koostöövõrgustiku abil. Üheskoos püüame perekondi toetada. Aitäh aktiivsetele kogukonnaliikmetele ja koostööpartneritele, kellega üheskoos oleme palju ära teinud. Koostöös loome turvalisust.